Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna teen teiega ühe katse. Ja katse põhineb siis sellel, et paneme omavahel võistlema Google tõlke, siis sellise eestlaste poolt tehtud neurotõlkekeskkonna, siis ChatGPT, aga me ei hakka sisse logima, ja siis ühe sellise hästi lihtsa juturoboti Codebreaker Edu, mis sobib ka sisse logimata just õpilastele kasutada. Ja enamasti õpilased kasutavad mingisuguste lausete tõlkimiseks Google Translate'i või siis Google tõlget. Ja kui ma võtan ühe lause, võtame natuke sellise keerulisema lause. Panen rohekas mutukas, ärme nimeta putukat, ütleme mutukas, peesitas, tuhvli sees, selline lause. Ja vaatame, mis me siis saame tõlkeks. A green caterpillar was nestled inside the slipper. Sellise asja. Ja nüüd, kui ma nagu ei tea täpselt, et kas ta nüüd tõlkis selle asja õigesti või ei tõlkinud, teeme kõigepealt niimoodi, et ma kopeerin selle lause ja laseme kõigil keskkondadel ära tõlkida, siis hakkame natuke uurima. Nii, kopeerime siit selle lause, nüüd lähme neurotõlkesse, mõned ütlevad, et neurotõlge, nii parem hiireklõps kleebi pidi olema siis parem. Nii, no näete, siin tuli greenish, tõi sisse sellise sõna nagu greenish. Ja nüüd on bug, mitte caterpillar ja basked inside the puffer. Selline sõna. Nii, küsime ChatGPT-lt. Temale nüüd, kui me selle lihtsalt paneme, kopeerime siia, siis ta ei saa aru, mida peab tegema. Talle ütleme, et tõlgi see lause inglise keelde. Ja näete, ma ei logi sisse, sest selleks, et seda kasutada, peaks ma olema 18. Õpilased ei ole, ja aga ta töötab ka ilma. Ja saame sellise. Näete, tuleb ka greenish ja siin on aga siin nüüd tuli tuhvli asemel tuli ashtray, väga huvitav sõna. Nii, ja võtame nüüd siis selle Codebreaker Edu ka. Nii, paneme lause, tõlgi inglise keelde. Ja vaatame, mis siis siin saab. Ahah. Et tumedat pilve märgati hoopis kinga sees, eks ole. Et näete, need tõlked võivad nüüd tulla nii ja naa. Ma lähen nüüd siia esimesse kohe ja kui ma nüüd näiteks selle caterpillar osas, et ma näiteks kujutame ette, et ma ei tea seda, siis ma võin võtta ka siis näiteks selle Cambridge'i sõnaraamatu ja paneme selle siia otsingusse, vaatame, mida see siin siis tähendab, kontrollime üle. Ja näete, ei ole tegemist mingi mutukaga, tegemist on röövikuga hoopis, siin siis Google tõlge pani metsa. Nii ma võiksin siis kõiki sõnu siin kontrollida, siin võime vaadata näiteks see greenish, et kas see on nüüd täpsem, kas selline sõna üldse eksisteerib, mõnikord ju mõned näiteks juturobotid mõtlevad ise sõnu välja, nii vaatame, kas on olemas ja näete, ta ütleb ilusti, et slightly green, et kergelt roheline, nii et neurotõlge pani selle paremini. Vaatame nüüd ChatGPT, et tema ka pani selle, aga nüüd see ashtray, tuhatoos me praegu siis me võime muidugi igaks juhuks minna, äkki on siis sellel ka tõesti siis mitmeid tähendusi või alati tasub kontrollida üle. Ei, näete, ikkagi näitab seda, et näete, see on tuhatoos ja seda teisel viisil siis siin praegusel hetkel ei kasutata, nii et siin millegi pärast siis pani ChatGPT pange. Ja siin muidugi läks nüüd päris palju valesti. Nii et te näete, et tegelikult igal sellel tõlkel on oma plussid ja omad miinused, aga neid tuleb üle kontrollida. Kui te vähegi kahtlete, siis võtke ette sõnaraamat ja võrrelge neid ja kasutage ka erinevaid ja vaadake, mis siis tuleb, sellepärast et ma ütlen ühte asja, et tegelikult juturobotid nagu ChatGPT ja ka tegelikult teinekord see Codebreaker tõlgivad päris hästi, nii et ühel hetkel nad võivad olla tõlkimises ka paremad näiteks kui see Google'i tõlkekeskkond. Et tuleb mõistlikult kasutada, aga ühtegi, nagu te näete, lõpuni usaldada ei saa.